Suure aplausi saatel härra Toko isiklikult. Roland, palun! Siin alustuseks juba oli niisugune mõnus muusikavideo tõmbas veits käima, et teeme mingi loo ka alguseks, on ju. Ma ei tea, mis ma tahan, kas see on see, kui vaid keegi saaks näidata teed, kuhu minna, mida teha, et saaks paika mu esimene samm. Ma tean, mis ma ei taha, kuid see pole see. Tahan leida oma erilise tee. Tahan tunda, tahan teha miskit, mis mind sütitab. Maailm vajab sinu erilisi andeid. Leia üles need ja jaga seda välja. Ära hoia neid vaid iseenda kanda. Kui elu kutsub sind, see ongi su tee. Ma tean, mis ma tahan, olen leidnud tee, mis mõeldud just minule. Sära silmis täis tahet, anda sulle oma eriline king. Ma tean, mis sa küsid, miks nii teed, on mul lihtne vastus see. Ma tunnen end elus ja nii on hea, kui seda teistele saan jagada. Maailm vajab sinu erilisi andeid. Leia üles need ja jaga seda välja. Ära hoia neid vaid iseenda kanda. Kui elu kutsub sind, see ongi su tee. Maailm vajab sinu erilisi andeid. Leia üles need ja jaga seda välja. Ära hoia neid vaid iseenda kanda. Kui elu kutsub sind, see ongi su tee. Aitäh. Nii tore on siin olla, ma ei tea, ma eile korra käisin ka siin, ma ei saa aru, mis värk siin on, kuidagi ühte poole kaldu on see ruum, kuidagi tuled siia, vaatad nagu, tahad kogu saaliga rääkida, kuidagi, mis siin toimub. Aga ma mõistan, ma teades JCI sündmusi ja siis laupäeva hommikud on alati sellised päevad, kus osad veel magavad eelmise õhtu afterpartist või afterpartist, nii et kõik on arusaadav. Aga kõik, kes siia jõudsid, väga suur tunnustus, tehke endale üks suur aplaus, te olete kohal. See on üks osa, et ütleme, pool võitu on sellest, et sa tuled kohale ja tegelikult see on nii iga asjaga elus. Ja ma arvan, et te saate pärast minna tagasi teiste juurde, kes ei tulnud kohale öelda, et ta ei kujuta ette, millest sa täna hommikul ilma jäid. Olete valmis seda tegema? Väga hea. Ma tänane selle jutu pealkiri oli see, et siis kirest ärini ja tagasilöökidest eduni ja et mul on nagu kaks poolt selles ettekandes või asjas, mis ma teile siin jagan ja ma pean tunnistama, et ma ei ole seda nii-öelda nagu 100% lõpuni välja mõeldud.
mõelnud ja see on nagu põhjusega, sellepärast et ma kõigepealt tahan kindel olla, et kes siin ruumis üldse on, et millest nagu rääkida rohkem, sest et need on natuke nagu, need toetavad üksteist, aga nad on nagu natuke erineva suunaga, et mul on see küsimus, et kui paljud teist siin on täna ettevõtjad, kui paljud teist on täna ettevõtjad siin? Okei. Osadel on niisugune nagu pole päris kindel, et ma ei tea, mis see tähendab, mis see tähendab muidu? No selles mõttes, et sul on oma ettevõte ja sa teed vähemalt mingit tegevust ja sul on vähemalt mõned müügid, ütleme näiteks see, et sa aktiivselt tegud, see läheb sinna kalle. Tuli jah, okei. Kuidas? Oot, mikrofon. Nii. Veebis ei kuule. Et mis siis saab, kui ettevõte on ja palgatöö on ka? No siis sa võid ennast ikkagist ettevõtjaks nimetada, sest et ettevõte on olemas ja kui sul vähemalt selle ettevõttega tuleb ka mingisuguseid tulusid, isegi kui sa teed seda, et sa oma ettevõtte alt esitad oma palgatöö või selle, kus sa nagu palgatööl käid, esitad arveid või teed mingis osas, et ma ise kunagi tegin niimoodi, et ma mingi osa esitasin arvena ja mingi osa sain nagu palgana. Aga kui kasumit ei ole, palka ei saa, tulu ei tule? No. See on ettevõtja. Lähme nüüd sellise süvade arutelu, et kes siis on tegelikult ettevõtja. Et võtame lihtsalt, et kui sul on vähemalt üks klient, kellelt sa mingisugust sissetulekut saad, et siis sa kvalifitseerud. Ma küsin nüüd uuesti, kui paljud teist on ettevõtjad? Okei, väga hea. Ja kui paljud teist ei ole täna ettevõtjad? Okei, enam-vähem pooleks. No siis saab enam-vähem, siis ma tean enam-vähem, kuidas seda tänast võiks kokku panna teile. Nii, mikrofoni kahes kuulevad. Et ma olen täna JCI juhatuse liige ja ma ei saa midagi seal. Ei saa midagi seal? Kirega teen hästi palju. Sa paned puhtalt kire pealt. Aga tegelikult mu enda kogemus on siis tegelikult üksjagu seda, et ma olen nii-öelda sellise kirest jõudnud mingite äritegevusteni ja siis ka teine pool sellest tagasilöögid, et on ka neid olnud terve hulk ja ka siin viimase paari aasta jooksul. Kui paljud teist on tundnud mõnda väikestki tagasilööki viimase paari aasta jooksul? Okei, tundub, et me oleme kõik ühes paadis. Ja see on alati, nendel hetkedel on ka võimalused. Ja küsimus on see, et kas me näeme neid võimalusi, et kui liiga mattuda sellisesse nende tagasilöökide alla, siis võib-olla neid võimalusi ei näe, aga ma usun, et ma saan täna anda väikse mõned niisugused tõuked, et hakata neid võimalusi natuke võib-olla paremini nägema. Rääkides sellest kire teemast, siis ma tegelikult ühe asjana ma tahaks kõigepealt alustuseks teha ühe sellise väikse joonise siia. Kui kirg on, mis kirg teie jaoks tähendab? Mis see nagu, kui see sõna kirg, mis see sinu jaoks tähendab? Tunne. Okei, mis veel? Entusiasm. Entusiasm. Ei, väga hästi. Midagi veel? Kuidas? Flow, okei. Ma algus kuulsin clown, aga siis ma küsisin igaks üks üle. Aga flow, jah, väga hea. Miskit veel? Okei. Ma teen siia sellise teemandi. Ja teate, kuidas teemant tekib looduses? Pingest. Pingest, jah. Põhimõtteliselt tugeva surve all on ju süsinikust vist oli, kui ma eksi, siis tugeva pinge all tekib selline asi nagu teemant. Ja ma usun, et me inimestena oleme ka tegelikult teemantid. Paljud meist on lihtsalt võib-olla täna veel lihvimata teemantid. Et ei ole nii-öelda kas siis käinud läbi sellest protsessist, et see nii-öelda survet avaldaks piisavalt miski sulle ja see saaks see teemant või siis lihtsalt on lihvimata jäänud. Aga kui me räägime niisugune asi nagu kirg, on ju, et kirgesid meil võib olla tegelikult mitmeid ja need võivad elu jooksul muutuda. Et kui palju teil on olnud see, et see on üks asi, mille osas sa oled aastaid kirglik ja siis ühel hetkel see nagu kuidagi kirg selle vastu kaob ja sul tekib midagi muud. On olnud selliseid asju. Okei, see on täiesti loomulik ja tegelikult üks osa sellest kire poolest ongi, et sa
et vaadatagi seda, et mitte jääda võib-olla liiga kinni sellest, et ma olen kirglik selle osas ja ma nüüd peangi jääma nagu kogu aeg kirglikuks selle osas. Et kui tuleb sul nagu uus tunne peale, siis mine selle uue kirega kaasa. Aga võib-olla üks selline asi, mis siia nagu selle teemanti nii-öelda komponendina tõelised halvad markerid ei kirjuta hästi. Näete ka siia seda või? On näha siia, mis ma kirjutan siia? Tõelised anded on siin. Ja see tõelised anded on midagi sellist, mis on meile kuidagi antud kaasa sellised, mis on, meil tuleb kuidagi loomulikult paremini välja. Kuidagi loomulikult tuleb väga hästi välja. Oled sa enda osas midagi kogenud, et tundnud, et mõni asi kuidagi lihtsalt nagu teen ja tuleb. On mingid asju niimoodi. Okei, väga hea. Et need on meie mingid tõelised anded. Ja tegelikult ma lisan siia veel siis sellise asja nagu kutsumus. Et meil on elus mingisugune, kui me neid oma tõeliseid andeid rakendame, siis me täidame nagu oma kutsumust. Et meid on tegelikult see ellu millekski kutsutud. Ja ma toon tegelikult ühe sellise piltliku näite sellest, et ma olin kunagi ühel Robert Kiyosaki ja Kim Kiyosaki nende ühel siseringi üritusel ja siis nad rääkisid sellest ka, et paljud inimesed otsivad sellist asja nagu, mida paljud inimesed otsivad oma elus. Mis on minu elu mõte või mis on minu elu eesmärk, on ju? Nii. Ja tegelikult ühtepidi see tekitab selle nii-öelda kogu su teemanti, aga ma toon selle näite, et miks võib-olla isegi ei ole alati hea mõte seda, et nüüd minna ja otsida, et mis mu see elu eesmärk on. Ma toon paralleeli loodusest. Nüüd ma siin, ärge naerge, see on minu, see on mesilane. See on mesilane ja mesilane, mis see mesilane teeb? Kuidas? Kaktuse moodi või? No läks nii. No. See ei ole minu tõeline anne. Ma olen aru saanud, see kunstivärk. Aga mida mesilane teeb? Lendab kutsumuse poole. Lendab kutsumuse poole, ja no ühesõnaga ma proovin siia veel joonistada. Nad lendavad, see on siis mingi lilleõis või midagi, lendavad õielt õiele, on ju. Ja tegelikult mul on see küsimus ka, mis te arvate, kas need mesilased, kas võiks olla mõni mesilane, kes ei ole kirglik selle osas, mis ta teeb? Ma ei ole nendega rääkinud, aga ma arvan, et ei ole ühtegi mesilast, kes lendab oma tarust välja ja ütleb, et jälle ma pean sinna kuskile õie peale lendama, kui ema mesilane mind siin viskab siit jälle, saadab mind tööle. Ma arvan, et ei ole, aga võib-olla on, ma ei tea, ma ei ole lihtsalt nagu nendega niimoodi suhelnud. Aga nad rakendavad oma tõelisi andeid, üks asi on see, võib-olla lendamine on nagu neil kõigil selline, nagu kuigi seda teate, et mesilased oma keha ehituselt, nad ei tohiks olla nagu füüsikaliselt ei tohiks olla nagu võimelised lennata, et neil on liiga suur keha nende tiibadega võrreldes. Aga millegipärast nad lendavad, on ju. Ja nad täidavad oma kutsumust, nad lendavad õielt õiele ja mis nad tegelikult sellega teevad. Üks asi on, nad koguvad, saame mett, on ju, aga mis on see, mis nad tegelikult veel teevad? Sellega, et nad nii-öelda õielt õiele käivad. Sumisevad, ja ma mäletan ükskord, kui ma käisin kuskil koolis rääkimas sellest ja jagasin sarnast soonist, et mis mesilased teevad? Nõelavad või sutsavad, ja mis nad veel teevad? Otsivad, keda nõelata. Et võib-olla ka seda, aga kuigi see võib-olla ei ole päris nende elu eesmärk või kutsumus. Aga tegelikult on üks huvitav asi, miks ma seda joonist jagan, on see, et 190 või 180 kraadi, siis 190, ma ei tea, kus ma selle võtsin, 180 kraadi sellest, mis nad teevad, on tegelikult nende elu eesmärk. Ja mis nende eesmärk on tegelikult see, et nad tolmeldavad taimi, mis tähendab seda, et meil on taimi, mida süüa, meil on hapnikku, mida hingata, ja nad teevad siin maailmas midagi sellist, mis on nagu niivõrd oluline. Ja jällegi ma ei ole nende mesilastega suhelnud ja rääkinud, aga ma oletan, et ükski mesilane ei lenda tarust välja, ei lendab ringi, vaadake kõik inim ja muud loomad, mida kõike head ma teile teen, ma annan teile siin taimi, mida süüa ja hapnikku, mida hingata ja nii edasi. Tõenäoliselt
tõenäoliselt ei ole. Et ta tõenäoliselt ei ole teadlik sellest, ta lihtsalt teeb neid asju, mis talle korda läheb, mille osas ta kirglik on ja täidab seda kutsumust, milleks ta siia on ellu kutsutud. Ehk ta lendab, teeb seda, mis ta nii-öelda loomupäraselt justkui peab tegema, ta tunneb, et selle vastu on tal kutse, näed, uus õis, lendan siia, järgmised asjad õitsevad, ma nüüd lendan sinna. Ja see on nii-öelda nagu osa loodusest ja ma usun, et see, mis nagu looduses ühes osas toimib, see toimib ka nagu teistpidi nagu ka inimeste puhul. Ehk et ka meil on mingisugused kired, mis muutuvad, on see siis nagu mesilaste puhul võib-olla õied muutuvad, mis õitsevad. Meil on omad mingid tõelised anded, mis meile on kaasa antud ja meie oluline eesmärk on see, et neid nii-öelda ellu rakendada ja täita seda mingit suuremat, või täita seda oma elu kutset ja läbi selle tegelikult täita mingit suuremat eesmärki, miks me siia oleme saadetud. Ja me ei tea seda. Nii et mul on sulle hea uudis, sul pole vaja oma elu eesmärki otsida. Yes! Ja te võite kõik teha 1, 2, 3, yes! Teeme 1, 2, 3 ja yes! Pole vaja otsida. Sellepärast, et mida sul on vaja, on lihtsalt see, et leida, kui sa tead, mis sinu asjad on, mis sinul tuleb tõeliselt hästi välja, siis minna ja rakendada neid, minna ja neid ellu viia. Ja see elu eesmärk seal juures täitub. Sa tahtsid midagi kommenteerida? Jah, no, väga hea. Vaata seda joonist ja mis pärast on niimoodi, et kirg on ühes suunas ja elu eesmärk on teises suunas. Et nagu vastandid oleks. Sa mõtled, miks nad niimoodi erinevates suundades on? Jah. Sul on mingid huvitavad sellised, et tahaks mingisugust, kas ma panen täpid, sulle meeldib hästi mingid detailsed asjad, et sa oled detailide inimene ja sulle meeldib aru saada täpselt detailselt, kuidas asjad käivad? Kuidas kunagi? Aga täna pigem on, okei. Sellel on lihtne põhjus on see, et lihtsalt, et mis on õppimises, ma toon veel ühe näite. Ma jagasin sarnast joonist ka see, kui ma käisin ühel haridus mingisugune foorum või midagi sellist. Ja seal oli mul huvitav ülesanne, meil kutsuti esinema ja rääkida sellest, et kuidas kaasavalt õpilastele informatsiooni edasi anda. Ja samal ajal mul olid ruumis siis õpilased, olid õpetajad ja koolijuhid, ehk et 3 täiesti eri sihtrühma ja püüa sa nendele rääkida kõigile niimoodi, et nad kõik saavad asjast aru ja et nad on kuidagi selle teemaga samal pildil. Ja ma jagasin seda sama joonist ja ongi selle juures ma rääkisin ju tegelikult on ju see sama mesilaste asi, ehk et point oli seal see, et tegelikult sa saad õpilastele anda informatsiooni edasi läbi sellise põneva kaasamise, läbi põneva, kus nad näevad piltlikult, saavad aru, et okei, mingid mesilased lendavad, kuidas see minu eluga seostub. Sest üks probleem, mis on täna tegelikult hariduses, on see, et meil puudub seos sellega, mida edasi õpetatakse ja sellega, kus õpilane seda vastu võtab. Ehk et kui sul puudub seos materjaliga, mida sa omandad või sulle edasi antakse, siis sul ei jää sellest sisust midagi meelde. Sest sellel ei ole sinu jaoks tähendust. Ja üks lihtsamaid viise, kuidas tähendust anda, on kasutada selliseid, inglise keeles nimetatakse frameworkideks. Eesti keeles ma isegi ei tea, mis see hea sõna on. Keegi oskab, mis eesti keeles hea sõna on? Mudelid, jah. Mingisugused mudelid, ehk et ma tõin selle teemanti, kõik saavad aru, mis on teemant, kõik saavad aru sellest, et kes on mesilane, mis on lilled, aga sinna juurde on mingisugused pointid, mis on olulised pointid, ehk et tegelikult sellel joonisel ei ole mingisugust selles mõttes teaduslikku, Jaan Aru võib-olla ütleks, et see on crap, ma ei tea, aga sellel ei ole mingit teaduslikku tõestust, lihtsalt ma püüan teha asju niimoodi, et nad on lihtsalt arusaadavad ja see info kättesaadav enda jaoks. Ja tõenäosus on see, et te lähete siit ära, teil jääb see pilt meelde. Ja kui keegi hakkab mesilastest sulle kuskil rääkima, siis sul tuleb meelde, kuule, Roland rääkis midagi nendest, et nad lendavad õielt õiele ja nad teevad seda kirglikult ja nii edasi. Sul on mingisugused mälestused jäävad sellest või see teemant asi jääb meelde. Ja mis on veel, mida see sütitab, on see, et see paneb sind enda elu mõtlema, sellepärast, et sul on seos. Kui paljud teist seostuvad vähemalt millegagi sellest joonisest või sellest, mis ma olen rääkinud. Paljudel on mingi oma eluga mingi seos selle osas. Okei, väga hea. Ja kui sa lood selle seose, siis see tekitab automaatselt selle,
et sa hakkad, et see tekitab sulle huvi, sa hakkad nagu nägema mingit, kuidas see minu elu, mis minu elus toimub. Ja mis see point selle puhul oligi see, et tegelikult meil on erinevad kired, mine oma nii-öelda kirgede järgi, aga püüa leida üles, mis on need asjad, mis sul tulevad loomuomaselt väga hästi välja. Et minu jaoks nagu, ma mõtlen, kui mind võtta mingisugune 12 aastat tagasi või rohkemgi, siis ma olin inimene, kes ma ei julgenud rohkem 3 inimesest suud lahti teha. Et see võib tunduda natuke nagu veider, on ju. Et osad arvavad, kes täna mind näevad, on ju, vaatavad, et sa oled sündinud lavale, on ju. Aga tegelikult see ei olnud niimoodi, on ju. Ja, tegelikult me oleme kõik mingis mõttes sündinud lavale, sest et nagu kui beebi sünnib, siis on mõni beebi, kes ei tee häält, kui tal näiteks kõht saab tühjaks või tal on midagi juhtub, on ju. Kõik teevad häält ja kõik nii-öelda väljendavad ennast, lihtsalt me õpime elu jooksul mitte ennast väljendama. Ja ma olen aastate jooksul selle nii-öelda taas avastanud ja ma saan aru, et täna see on midagi sellist, mis see tuleb kuidagi loomulikult või kuidagi lihtsalt. Ma naudin seda siin lava ees olekut, isegi kuigi see lava on siin natuke kreenis ja mul kuidagi naljakas on olla. Ma tahan ikka inimeste juures olla, kuigi seal on veel kaamera, on ju ka. Tšau, kes kell kaamera taga vaatavad. Aga see tuleb kuidagi lihtsalt ja loomulikult. Ja ma näen, et mul on mingi ülesanne, et seda kuidagi inimesteni viia neid, kas mingisugust teadmisi või mingit, kas või lihtsalt seda inspiratsiooni, et aidata inimestele saada väike nii-öelda tõuge, et nad midagi oma elus ära teeksid ja see on üks hästi oluline osa, mis ma olen nii tänulik täna nagu nähes, et mida me Eduakadeemiaga teeme, et on sadu ja sadu inimesi, kes on meile järjepidevalt kirjutavad, kuidas nende elud on muutunud, kas siis sellest, mis ma olen ise teinud või sellest, mis me Eduakadeemiaga oleme teinud ja see annab jälle niisuguse nagu selle kire sinna juurde, et seda asja teha. Ja võib-olla üks asi, mis ma veel siin juurde, kui me räägime sellest nii-öelda kirest ärini poolest ja kuidas see võib-olla ka seostub sellega on, et ma rääkisin sellest, et peab olema tähendus mingite asjadega ja tegelikult on see, et mis on nii-öelda oluline number 1 asi, mida enda puhul mõelda, et kui sa näiteks alustad mingit uut asja või sa plaanid mingit äri teha või sul on vaja mingit suunda muuta, siis mõtle, mis on sinu jaoks tähendusrikas. Mis on asi, mis sulle läheb hullult korda, ehk et kas siis need ei pea olema ilmtingimata need tõelised anded, aga võib-olla rohkem juba sinna, et mis on see sinu selline kutsumus või kutse, miks sind siia ellu on nagu kutsutud ja mis sulle läheb väga-väga korda. Ja teine oluline osa on see, et püüda siis leida see, et mis läheb korda inimestele, kes siis võiks potentsiaalselt olla su kliendid, ehk mis on nende jaoks tähendusrikas. Ja kui sa suudad siis 3. sammuna need 2 asja kokku panna, et mis on tähendusrikas sinu jaoks ja mis on tähendusrikas teiste inimeste jaoks ja kui need 2 asja tulevad kokku, siis on sul, võib öelda, tähendusrikas äri. Ja mõnes mõttes ka sellest oma kirest oled sa saanud luua mingi äri. Ma toon siin näite, mul on selles mõttes huvitavad elus 2 perioodi olnud, kus mul on elus nagu need näited, kuidas asju mitte teha ja siis on nagu periood elus asjadega, kuidas asju võiks nagu teha. Ja kui minuni esmakordselt sellised ettevõtlusteadmised ja need edasi jõudsid, et siis mul tekkis hull tahtmine ka midagi ettevõtluses teha ja siis mulle muusika läks juba siis korda, kuigi ma tol ajal veel ei laulnud, aga muusika läks mul korda ja siis mõtlesin, et okei, hakkame tegema mingeid muusikasündmuseid. Ja siis muusikasündmustega me tegime mingeid väiksemaid asju, mis olid ägedad, finantsiliselt nad ei toiminud väga, aga siis me mõtlesime, et teeks midagi suurt. Et kui need väiksed asjad ei toimi, aga proovime suurelt, et siis nagu äkki toimib. Juba ette niisugune hea plaan, on ju. Ja siis me tegime täpselt 10 aastat tagasi, kusjuures 2011 tegime Lauluväljakul festivali. Ja pool aastat punnitasime, pingutasime, korralikult läks möllu energiat sisse kogu tiimiga ja siis see lõppes 6. augustil 2011 festivaliga Tallinna Lauluväljakul ja ühtlasi lõppes see ka 25 000 eurose miinusega. Et 10 aastat tagasi see oli ikka nagu päris... see oli vist minu jaoks tol hetkel nii umbes 3 aasta sissetulek. Ma olin just natuke paar kuud enne nagu palgatöölt ka ära tulnud, sest et suur sündmus on ju, rahad on peale tulemas, on ju, asjad hakkavad minema kõik.
ja siis selline, ütleme siis, seal oli palju neid näiteid, kus siis, kuidas mitte asju teha. Üks osa sealt oli ka see, et me andsime ühe raamatu seal välja. Mina ei olnud selle autor, aga üks teine inimene oli autor ja siis loomulikult, kuna meil oli suur festival tulemas, siis mõtlesime, et me trükime neid ka 2000 tükki, inimesed ostavad neid kõiki ja ma arvan, et mingi 20 raamatut osteti ja siis ma just alles paar päeva tagasi oli üks veebiseminar ühe inimese, kes oli ka seal projektis ja selle raamatutega seotud ja siis ta ütles, et seal Rahva Raamatus või kuskil, et neil oli mingi teenus, kus nad hävitavad raamatuid siis me kasutasime seda teenust siis mingi hetk ja ma mäletan, mul oli veel aastaid neid raamatuid, ma lihtsalt jagasin kuskile ära nagu igale poole, aga sellised toredad seigad, et kirest võib jõuda ka sellise tegevuse või sellise ärini, mis nagu tegelikult ei, ütleme siis, et seal oli see pool, et see oli tähendusrikas minu jaoks. Muusika on ju, kõik on ju äge, värk on ju, nii edasi on ju, aga see ei olnud sellel hetkel nii tähendusrikas teiste inimeste jaoks. Ehk et me ei saanud sinna piisavalt on ju inimesi sellele sündmusele ja nii edasi, et me mõtlesime oma jaoks mingi jube ägeda asja välja, aga inimeste jaoks see korda ei läinud, on ju, ehk et siis see teine pool ei puudu, mis tähendas seda äripoolt sinna taha ei tekkinud, on ju. Ja aastaid siis hiljem on ju, mõned aastad hiljem, kusjuures korraliselt tulles selle juurde, mis eile oli ka kogu see depressiooni ja teema ja edasi, mis ma olin siin, kui siin üks JCI liige jagas oma depressioonilugu ja pärast oli Helena Lass, kes rääkis siis nagu siis doktori vaatest, kuidas need asjad on. Ja ma olen lihtsalt nagu ma olen hullult tänulik sellele, et ma päris sellisesse olukorda ei langenud, et ma oleks nagu depressiooni läinud. Sest et kuidagi, kas olid, üks asi, mis ma arvan, et sellisel olukordades nagu aitab, on see, et kui sul on inimesed ümber, kes aitavad sul vaadata seda, et mis see lahendus võiks olla. Sest et üks asi, mis oli, kui see 25 000 eurot on ju miinust, on ju, me olime just on ju kroonist tulnud eurosse ja see oli peaaegu 500 000 krooni, on ju. Ja see oli ikkagi väga suur summa, on ju. Siis tegelikult mul ei olnud nagu seda hetke, kus ma oleks nüüd langenud niisuguse musta masendusse ja nagu täiesti, kõik, ma ei tee mitte midagi, on ju, ja annan alla ja nii edasi, on ju. Aga ma küll mäletan seda, kuidas ma ükskord jalutasin oma kodu lähedal, mis oli seal Veerenni seal Baltika kvartali lähedal. Ja siis ma mäletasin, kuidas ma jalutasin mööda teed ja niisugune pisarad tulid silma ja ma mõtlesin nagu, et ma tean, et ühel hetkel on asjad teistmoodi. Et ühel hetkel nagu ma tean, et ma teen mingeid asju praegu, mis nagu võib-olla ei toimi nii, nagu ma tahan, aga et ühel hetkel on asjad hästi ja nii-öelda ma saan kuidagi teisi inimesi võib-olla ka aidata, inspireerida ja nii edasi. Ja see oli hästi nagu raske hetk, on ju. Ja ma olen täna tänulik selle osas, et see teine pool on tulnud. Ja huvitav oli selle juures see, et mäletan, ma läksin ükskord, ma jalutasin sealt mööda sellest samast kohast, kus ma neid asju mõtlesin. Ja ma läksin kas mingisse, ma ei tea, Äripäeva vist sinna raadiosse midagi. Siis ma jalutan, siis ma tunnen mingi naljakas tunne tuleb ja siis ma mõtlesin, see oli see koht, kus ma mõtlesin ja et kunagi on asjad teistmoodi ja siis ma läksin minust, kas oli Äripäeva raadiosse rääkima sellest, et kuidas, see oli paar aastat tagasi, kui meil toimis JCI maailmakonverents ja me tegime selle Saku Suurhallis Eesti läbi aegade suurima koolituse ja ma läksin sinna intervjuud andma selle osas ja siis mõtlesin, et okei, nüüd on asjad päris palju teisiti. Ja ma olin nagu hästi tänulik, et mul olid need inimesed ümber tol hetkel, ehk et kui üks point siin on ju. Et kui sa oled niisuguses nagu madalseisus, siis et kui sul on see toetavad inimesed või kas või ma sain aru siin ka eile, kes jagas seda depressiooni kogemuslugu, et JCI oli see, kes nagu JCI inimesed, kes toetasid, on ju, et siis see on nagu ülimalt oluline, sest et minul sellest miinusest väljasaamise osas oli ka, et need inimesed, kes mul ümber tol hetkel olid, aitasid mind näiteks sellele, et ma sain mingisugused kinnisvaratehingud teha, mis mind sellest miinusest välja tõid ja nagu kohe hakata mõtlema selle osas, okei, et mis see nagu lahendus on. Et nagu jah, asjad juhtusid, läks nii, on ju, aga selle asemel, et langeda sinna, siis küsida nagu seda, et aga kuidas siit edasi, on ju. Ja ma sain aru, et palgatööga ma sealt edasi ei saa, kui see on minu 3 aasta sissetulek tol hetkel, on ju, et siis tuleb midagi teistmoodi teha ja siis hakkasid need teistmoodi lahendused hakkasid ka tekkima. Ja võib-olla veel, mis nagu sellise mõttena siit kaasa, et see, ükskõik mis juhtub, ka praegu on ju nüüd viimase aasta, 1,5-2 jooksul on siin palju selliseid muutusid ja nii mõnelgi on ju, kas siis oma äris või oma eraelus on mingid asjad läinud
nii nagu võib-olla ei oleks tahtnud. Ütleme, selline visioon ja unistus oli kuidagi teistmoodi, aga mis on hästi oluline, et selles hetkes, kui see niimoodi juhtub, siis enda käest küsida ühelt poolt seda, et mis ma sellest tegelikult õppisin, et mis on need õppetunnid, mis ma endal kaasa võtsin ja ma võib-olla toon siin isegi näiteks selle sama festivali puhul, ma tooks mõned õppetunnid välja, et üks oluline õppetund oli testi väikselt, ehk et kui me siis ka nagu tegelikult testisime väikselt, tegime väikseid sündmuseid, mis ei toiminud finantsiliselt, ja siis mõtlesime, et teeme suure ja toimib, siis see loogika ei toimi. Mis ma edaspidi olen rohkem edukamalt rakendanud, on see, et me oleme teinud kõigepealt väikseid asju, mis ma vaatan, et okei, need toimivad. Nüüd võiks proovida suuremalt. Ja see oli tegelikult üks osa, kui me näiteks Eduakadeemia tegevusega, koolitustega alustasime, siis me tegime kõigepealt väikseid workshoppe, mis toimisid, me tegime neid isegi mitmes eri riigis, kokku vahepeal 8 eri riigis ja me nägime, et need asjad toimivad nagu selliselt ja siis nagu tekkis see võimalus, et aga teeks midagi suuremalt ja ütleme, see soov teha suuremalt oli juba nagu enne, et tuua mõni suur esineja ja nii edasi. Ja tegelikult see võimalus avanes ühel hetkel ja siis oli juba see, et meil oli kogemus olemas, kuidas väikselt asjad toimisid ja meil oli siis nagu see usk olemas ka sellesse, et suurelt on ka võimalik. Ja seal oli jälle hästi oluline asi, mis oli veel, ma mõtlen korra, kuidas ma seda ma panen siia tegelikult lihtsalt tiim. Et üks asi, mis selle festivali asja puhul oli see, et meil ei olnud tegelikult tiimis mitte ühtegi inimest, kes oleks edukalt varem lauluväljakul festivali või mingit niisugust suurt sündmust korraldanud. Paljudest arvavad, et see on hea mõte niimoodi teha. on hea mõte. Kui paljudest arvavad, et see pigem ei ole hea mõte. Okei, väga hea. Ja kui me tegime seda esimest siis Saku Suurel üritust 2015, kus Robert Kiyosaki Eestisse tõime, siis tegelikult meil oli, esiteks ma rääkisin Peep Vainuga, kes oli varem Eestis teinud Saku Suurelis suurelt üritust. Me tegime koostööd maailma suurima seminarikorraldusfirmaga, lisaks me käisime nende sündmustel erinevatel, nägime, kuidas need toimivad ja siis veel kuu aega enne seda, kui see Saku Suurel üritus toimus, me käisime veel Kanadas ühel üritusel, kus oli 5000 inimese üritus, kus me saime võimaluse olla nii-öelda nagu tiimi osana. Ja me saime näha, mis kõik nagu toimib seal nagu tiimis ja kogu seal nii-öelda tagatoas on ja nii edasi. Ja see andis nagu seda nagu usku juurde, et okei, me suudame seda teha ja loomulikult meil oli ka produktsioonitiim, kes kogu seda siis lavad ja asjad on ju, et see on täiesti omaette maailm, et sinna nagu, kui me oleks ise seda leiutama läinud, siis ma ei tea, mis sealt tulnud oleks olnud, aga meil oli nagu väga korralik tiim ja siis nagu asjad toimisid. Ehk et see oli teine hästi oluline asi. Mis ma veel õppisin? Ma õppisin seda, et küsi vähem ja anna rohkem. Meie see festival oli seal, see muusikafestival, siis meie küsisime päris kõrget piletihinda, kuigi me tegime seal igasuguseid soodukaid, sest meie algne mõte oli see, et meil tuleb ka mingi välisartist siis bändina, mida lõpuks ei tulnud. ja ühesõnaga see hinna ja väärtuse suhe ei olnud tegelikult paigas, kui ma täna vaatan. Ehk et me küsisime rohkem, kui see asi nagu väärt oli. Ja täna nagu ka väga tugevalt, vaid täna ma pigem siis vastupidi väga tugevalt püüan alati vaadata seda, kuidas see, mis me teeme või see, mida me küsime näiteks kas siis hinnana või mis iganes piletina, siis et see oleks nagu kordades väiksem kui see väärtus, mis inimesed sellest saavad. Ja see on nagu hästi oluline osa, et see on jällegi see osa, et kui sa teed selle kire pealt ainult puhtalt või see, et mis sinu jaoks tähendusrikas on ja siis nagu, mul on äge, nii kihvt on mul, endal on nii lõbus ja nii tore, aga kas inimesed ka sellest väärtust saavad? Et see on küsimus. Et need asjad tuleks kokku ja ideaalis võiks see olla niimoodi, et see, kuidas sina ennast tunned või see, mis sina sellest saad, on nii-öelda siis mingil levelil, aga see, mida need inimesed tunnetuslikult ja päriselt nagu praktiliselt saavad, on veel nagu oluliselt suurem. Et see on nagu
ülioluline, et ma tean, et Timo tuleb siin kohe varsti, ta on nagu ka alati räägib turunduse ja sellel teemadel alati, et nagu iga euro peab tulla tooma kordades rohkem tagasi, samamoodi väärtus on ju, et inimestele võimalikult palju väärtust luua. Ja see oli üks minu suuri õppetunde ka. Kas kellelgi on mõni küsimus vahepeal tekkinud? Ma lihtsalt ei ole. Okei, siis ma jagan edasi. Ja. Tegelikult tahtsin juua, aga... Et selle sama... Kukun seinast läbi. See sama viimane märksõna, et küsi vähem ja anna rohkem, et turunduslikult viimasel ajal ma olen just nagu vastupidist täheldanud, et soovitatakse, et küsi kohe see kõrgem hind on ju, et sul on pärast väga raske seda mingisugust muud lisandväärtust sinna juurde ehitada. Et praegult mulle tundus sinu jutust just nagu see vastupidine soovitus sellele, mitte soovitus, aga nagu seisukoht. Pigem on see, et ükskõik mis hinda sa küsid, siis see, mida sa inimestele annad, siis sellest summast või sellest nii-öelda väärtusest ta peab saama nagu kordades rohkem tagasi. Et isegi kui sa müüd mingisugust, ma ei tea, 10 000 või rohkem maksvat asja, on see siis koolituse või mille iganes näol, siis see inimene peab sellest saama tagasi oluliselt rohkem. Et see on see point, et ma ei mõtle siinkohal niivõrd seda, et mida sa nagu nii-öelda nagu turunduslikult tekstina küsid, vaid see, et mida sa küsid, ütleme siis selle summana, mis sa nagu inimestelt tahad saada ja see, mis sa annad vastu väärtusena. Et ma mõtlen siinkohal seda. Vastas see su küsimusele? Põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt. Okei. Jah. Nad ilmselt tahavad, et need online'is ka kuuleksid. Saab siia Sigridile kiiresti mikrofoni. Ma küsin selle testi väikselt punkti kohta, et miks meil ikkagi on tunne, et alati, kui me võtame mingi uue projekti, siis me mõtleme ju hästi suurelt ja kõige suuremad asutused, mida me peame rentima ja nii, et miks me siis vähe räägime sellest, et teeme väikselt ja siis nagu lähme edasi suurelt, et on ju need ütlemised, et go big or go home või No need on head, need on selle jälle eilsesse teemast, et see aitavad kiiresti läbi põleda paljudel. aga sellega on see, et vaata, sa pead vaatama seda, et kus sa ise oled täna. Ehk et väike või suur meie kõigi jaoks siin on väga erinev ja valdkonniti erinev. Ehk kui minu jaoks täna nagu, mina mõtlen täna nagu, et mis nagu järgmisena suurelt teha, siis meil üks plaan on see, et me tahame teha nüüd siin novembris ühe virtuaalse sündmuse, et teeme Eesti läbi aegade suurima virtuaalse sündmuse, tahaks 33 333 registreerujat saada ja nii edasi. See on minu jaoks nagu selline nagu, ja mina vaatan sellele peale, see tundub mulle realistlik. See on nagu jumalast realistlik nende asjadega, mis me sinna esinejatel plaanime ja mis me nagu nii-öelda siis turundustegevustena plaanime. Aga keegi, kes esimest korda alustab, siis palju õnne, kui sa tahad sellist asja teha esimese asjana. Ehk et tegelikult see siinkohal ongi see, et sa pead vaatama seda, et kus sa ise oled ja kes on su ümber, kes on see tiim. Ehk et sa saad alustada ja teha suurelt, kui sul on need õiged inimesed ümber või sul on endal need kogemused või oskused olemas. Ja selle osas ongi see, et vaata, mis on sinu jaoks see nagu väike samm edasi. Et selles mõttes ma soovitan hästi palju vaadata endast lähtuvalt seda. Et aga väga hea küsimus, aitäh. Nii, ma tahtsin siinkohal üks asi, mis on veel nagu, see on hästi oluline selle nii-öelda siis enda jaoks tähendusrikka teema leidmise osas on see, et paljudest on vahest olnud see, et sul tuleb mingisugune võimalus või sul on mingi asi, mille osas sul tekib see tunne, et äkki võiks proovida või äkki võiks teha seda. Ja siis samas on nagu see, et tuleb niisugune hirm, et ma ei tea, kas see on ikka minu jaoks. Paljudel on olnud seda. Okay. Ja ma olen nagu järjest rohkem saanud ikkagi aru sellest, et mida rohkem olen seda nagu sisetunnet kuulanud endal, et see teema, midagi sellega on, et selle muusikaga midagi sellega on. Isegi kui alguses ei läinud need asjad, siis ma täna saan ikkagi aru, et selle muusikaga midagi on. Mulle meeldib neid laule luua, 5 aastat tagasi ma leidsin endale lauluõpet ja hakkasin ka laulma, midagi selles on. Või see enesearengu teema minu jaoks nagu mingi hetk, kui ma hakkasin ise ennast koolitama ja oma elus nagu suuri muutuseid tegema erinevates eluvaldkondades,
küll väikeste sammude haaval, mis on lõpuks viinud nagu suurte muutusteni, siis ma nagu tundsin, et selles valdkonnas midagi on, mind see hästi nagu kõnetab, mind kõnetavad paljud nagu koolitajad ja see, mida nad teevad ja nii edasi ja kuidagi nagu tundus nagu õige suund, kuhu minna. Ja mis ma järjest rohkem selle osas olen aru saanud, et kui ma olen läinud selle tundega kaasa ja läinud sellesse mingisse valdkonda, näiteks siis eneseareng, siis esimese hooga nagu tundub see, et aga kuidas siit üldse mingit, ma ei tea, mingit äri võiks teha või raha võiks teenida. Et on teil olnud mõni see, et sa tunned, et see on mingi äge asi, mulle tundub, et ma võiks seda kuidagi teha, et mind nagu tõmbab, aga ma ei näe seda küll, et sellega kuidagi mingit raha võiks teenida. Kellelgi on selline tunne. Et see on, mul oli samamoodi on ju nii selle enesearengu teemadega ja nii edasi, aga mis ma aru sain oli see, et ma esimese hooga läksingi on ju ka ju lihtsalt osalesin koolitustel, käisin on ju erinevates kohtades. Ja siis ühel hetkel ma võin jagada, kuidas tegelikult kõige esimene sündmus meil Eestisse jõudis. Oli see, et ma mingid aastad aitasin siis oma sõpra, kes tegi, Peeter Pärtel, ta tegi Cashflow lauamängu üritusi, see Kiyosaki loodud lauamäng. Ja siis ühel hetkel teda kutsuti siis Kiyosaki siseringi üritusele USA-s. Ja tal oli võimalus kõigi kaasa kutsuda ja kutsus mind. Siis ma olin mingi, okei, muidugi, jumal äge on ju. Kus ma sellest rääkisin, on ju see mesilase asi ja selle mõtte ma sain sealt. Ja siis ma sain sealt veel ühe asja, kui ma seal koosolekutel olin, et üks asi, mis nad rääkisid, olid hariduse kontekstis, et haridus, inglise keeles education, selle definitsioon tuleb ladinakeelsest sõnast nimega edus, mis tähendab potentsiaali välja tooma. Ehk et hariduse tegelik definitsioon justkui võiks või peaks olema see, et tuua inimestest välja nende tegeliku potentsiaali, nende tegelikku olemust. Ja ma ei tea, kuidas teil oli, ja minu jaoks koolis tundus natuke vastupidi. Vähemalt minu jaoks. Minu potentsiaali sealt küll keegi välja ei tõmmanud, et ma tulin koolist välja, ei teadnud, kes ma olen, mida ma teha tahan, ja numbrid asjad sobivad ka, läksin õppima mingit majandusõigust, mis pole üldse minu teema. Mingi aeg töötasin isegi raamatupidajana, mis on täiesti 180 kraadi minu olemusest. Ja tegelikult tulles tagasi sinna, et ma sain sinna USA-sse sellele sündmusele, et see hakkas nagu avama mingisuguseid uusi võimalusi. Ma kohtasin seal siis nende maailma ühe suurima seminarikorraldusettevõtte inimestega. Sain teada, et nad teevad ka Anthony Robbinsiga sündmuseid. Ma olin just tema mingit materjali uurinud. Ja siis nad kutsusid mind oma ühele üritusele Londonisse. Ma läksin, tundub huvitav, läksin kaasa, läksin sinna. Ja siis seal sündmusel ma kirjutasin ühe artikli või paar artiklit direktori ajakirja, et tolleaegne elukaaslane siis töötas tollele seal ja siis ma tegin, see on omaetega naljakas sõit, ma mäletan see maailma üks suurim seminarikorraldusfirma ja siis mina läksin oma elu esimest intervjuud tegema, oma mingisugune pabermärkmik on käes ja läksin sinna kuskile lava taha, istun sinna maha niimoodi selle märkmikuga ja siis ta vaatab mulle otsa, küsib, et sul mingit diktofoni midagi ei ole või? Ei, ma kirjutan kiiresti. Ja siis sellest intervjuust, mis sellest sai, oli see, et see läks direktori ajakirja, ma saatsin selle nendele Success Resources on see ettevõtte nende omanikele ja siis Veronika on see naine ja siis Richard on mees, kellest ma artikli tegin ja saatsin Veronikale siis selle ajakirja füüsilise ja siis ta vaatas, et väga lahe on, ma rääkisin ka, et see on Eesti kõige kallim ajakiri ja kõige sellisem ütleme siis tippjuhid ja nii edasi ja ettevõtjad loevad seda. Ja siis ta küsis, et aga kas saaks siin ajakirja näiteks ühe järgmise Robbinsi mingisuguse business teemalise koolituse reklaami sinna sellesse ajakirja. Ja siis ma ma tulin tal tagasi, tema juurde ütlesin, et jaa, saab ikka, et selleks on 2 varianti, et üks on see, et üks lehekülg 1000 eurot, et maksate kinni selle, või siis teine variant on see, et ma maksan selle ise kinni, aga annate mulle 2 piletit sellele Anthony Robbinsi Business Mastery koolitusele, mille hind oli 7500 eurot. Ja mul ei olnud, ma väga tahtsin sinna koolitusele minna, mul ei olnud tegelikult ei olnud raha ja ma mõtlesin, et ja siis tuli selline võimalus. Ja siis, mis te arvate, mis nad ütlesid selle peale? Kumma nad valisid? Ma näitasid piletid. Ja siis, kui nad piletid olid valinud, siis ma sain 1 pileti ära müüa.
ja sain selle eest omale ka reisirahad. Ja see oli 2012 ja kui ma jõudsin sinna Londonisse, siis juht 2 asja. Üks oli see, et paljud teist Eric Admeetsi teavad, mäletavad, kes on JCI sündmusel, maailmakonverentsi sündmusel ka, et oli parim esineja ülekaalukalt. Ma nägin teda esimest korda laval. Ta oli sellel sündmusel esineja ja siis ma muidugi mingi hetk nägin teda kuskil lava kõrval ka, aga ma ei julgenud rääkima minna. Ma nagu sellel hetkel ei tundunud, et mul on midagi nagu rääkida. Aga teine asi oli see, et üks inimene sellest korraldustiimist tuli minu juurde ja ütles, et Roland, kas sa Eestis ei tahaks midagi selle Robinsi teemaga teha? Et teeme mingi workshopi. Teeme. Paar kuud hiljem me tegime selle esimese workshopi ja sealt läks asi käima. Siis me tegime järgmise ja siis ütlen, 3. aastal oli siis 8 eri riigist 400 inimest, kes me Londonisse viisime. Ja tegelikult oli niimoodi 2 aastat, see oli 2011 oli see festival -25,000 eurot. Ja 2 aastat hiljem, 2013, ma mõtlen korra, 2013 sündmus, 3 aastat, 2014 aasta sündmusel, seal Robinsi koolitusel, me läksime sinna, meil oli tolle hetkel oli mingi 125 inimest 4 riigist ja siis me tegime me ostsime ette 400 piletit. See oli, ma ei mäleta, mis täpne summa oli, aga see oli kindlasti üle 100 000. Me kohe ei pidanud seda ära maksma. Aga mis sellega juhtus oli see, et kuna meil olid partnerid teistes riikides, siis 3 riigi partnerid ostsid ära 250 piletit ja see tähendas seda, et ma tegelikult selle tehinguga teenisin sama palju, kui ma selle festivaliga kunagi kaotasin. Ja see juhtus niimoodi, et ma läksin sinna sündmusele, ma ei teadnud, et me sellist stiili teeme, et ma ei teadnud, et need partnerid niisugust asja ostavad, aga see juhtus, ja lihtsalt ühesõnaga, mis ma pointina tahan siin anda, on see, et ma läksin sellesse valdkonda, see eneseareng, ma ei näinud alguses seal võimalusi nagu ärilises mõttes, aga see mind kõnetas, eks see oli minu jaoks oli tähendusrikas. Ja mida rohkem ma seal olin, seda rohkem ma hakkasin nägema neid võimalusi, kuidas sealt ka nagu mingisugust äritegevust teha ja kuidas teha seda niimoodi, et see on teistele inimestele väärtuslik ja et kuidas ma ise kasu saan, kuidas teised kasu saavad ja kuidas see nagu kokku tuua. Et see oli see nii-öelda et minna kaasa selle nii-öelda nagu selle tundega, nagu, et kui siin mingi teema nagu kõnetab, ja võib-olla sa isegi ei näe, et kuidas see asi seal nagu toimida võiks, siis minna lihtsalt kaasa. Nüüd korra, mis kellani mul see asi siin olema pidi? 10:30, pooleni. Okei, väga hea, siis ma jõuan veel ühe laheda loo jagada. Mul on teine pool sellest on see, et ma ütlesin, et tihtilugu tulevad on ju tagasilöögid. Nagu mul tuli selle festivali puhul tuli tagasilöök ja mingite muude asjade puhul on ka siin tulnud, aga ma jagan sellega seoses ühe sellise lõbusa loo, kuidas jälle nii-öelda nagu elu on nii-öelda nagu mingis mõttes kuhugi viinud ja kui me selle 2015 ma juba mainisin, tegime Saku Suurhallis selle suure koolituse, siis sellega oli üks selline asi veel, umbes nädal enne seda sündmust helistas mulle üks esinejatest, kellega me olime, kes oli see sama inimene, kes küsis aastaid tagasi, et kuule, kas sa tahaksid Eestis mingi workshopi teha. Et kes tänu kellele siis mõnes mõttes meil see asi siin Eestis pihta hakkas. Ja siis ta küsis, või helistas mulle, ütles, et kuule, et Roland, et ta tegi Kasahstanis ise ühe nii-öelda, ta oli Kasahstanist pärit, või tähendab Kõrgõzstanist pärit, aga tegi Kasahstanis ühe nii-öelda seminari ettevõtte ja helistas mulle, et kuule, et meil tuleb on ju meie üks suur sündmus, Global Business Forum, seal esinevad on Jean-Claude Van Damme, Moira Forbes, kes on Forbes naiste ajakirja asutaja, Gianluigi Buttoni, mis iganes ta oli, kes oli siis üks Ferrari endine CEO ja nii edasi. Kuule, kas sa tuleks ka esinema sinna? Et räägiks natuke turundusteemadest, et mul on nagu, see on mingi nali, sa teed nagu nalja, selles mõttes, et sa ju tead, et ma ei ole kunagi nagu inglise keeles nagu esinenud sellisel kujul, nagu ma ei ole seda kunagi teinud. Ja sa kutsud mind oma esimesele sellisele suurele sündmusele, et nagu oled sa kindel nagu. Ja mis see niisugune, siin on jälle see koht, et kui palju teil on olnud olukordi, kus on mingi võimalus, tundub nagu liiga hea, et olla tõsi. Ja siis tekib nagu see, et ei, ma ei ole selleks valmis või see ei ole ikka minu teema. Paljudel on olnud selliseid asju. Palju on jätnud selliseid võimalusi kasutamata. Ja ma olin väga lähedal, et see ära öelda, sellepärast, et ma tundsin, et tõesti ma ei ole kunagi rahvusvahelist ühtegi asja teinud ja nüüd mingisugune sellise line-upi.
ja kuskil teises riigis ja nii edasi. Ja siis ma lõpuks mõtlesin, et okei, et kui tema usub ja näeb, et mina võiks sinna midagi anda, mingit väärtust luua, siis äkki on midagi sellist, mida mina ise ei näe. Ja ma otsustasin, et okei, hea küll, Asel oli ta nimi, et Asel, et kui sina arvad, et ma tulen sinna ja su üritust ära ei riku, vaid annan sellele midagi juurde, siis hea küll, ma tulen, ma teen. Ja siis see oli november 2015 siis, jah. Ja ma mäletan sinna minekut, et see oli kõik loomulikult, et kui sa oled oma elus midagi tegemas, midagi esmakordselt ja mis on sinu jaoks niisugune mugavustsoonist väga palju väljas, mis sa arvad, kas asjad lähevad pigem nagu lihtsalt ja nagu kõik, tegin ära ja kõik läks ilusti, või pigem tuleb väljakutseid? Kui paljud arvavad, et läheb lihtsalt? Kui paljud arvavad, et tuleb väljakutseid? Tuleb väljakutseid ja mul tuli neid palju. Alustaseks juba see, et kui ma sinna lendasin, siis lendasin läbi Istanbuli ja siis Istanbulist lend Kasahstani oli niimoodi, et kes mäletab veel lendamist, keegi mäletab veel lendamist, et siis kui paljudele on olnud kogemus selles, et mõni väike beebi hakkab su lähedal kuskil nutma, kui paljudele see olukord väga ei meeldi. Ja mul oli see, et mul oli üks oli siin selja taga ja üks oli veel siin kõrval ka. Nii et mul oli nagu 2 tükki, nagu see oli üleöö lend, et ilusti oleks nagu öösel saanud välja magada. Aga mul olid kõrvatropid, aga ma ikkagist ei maganud, sellepärast, et lihtsalt see kisa oli nii suur. Ja siis ma jõudsin kohale, siis muidugi see oli muidugi äge, et mul oli selline nagu, et ma olen alati mõelnud seda, et lennujaamades, et miks inimesed nende siltidega seal on, et kas nagu, et need, kes sinna tulevad, et kas nad siis ei tea, et kelle järgi nad sinna tulevad või mis nad selle sildiga seisavad. Siis ma vaatan, siis mul seistakse seal mingi, ma ka seda inimest ei tea, okei, siis ma saan aru vist, sellepärast vist ongi, et sinna saadetakse neid inimesi, kes ei tea seda inimest. Ja siis ühesõnaga mind sõidutati kuskile siis hotelli, aga siis oli hotellis veel see, et siis mul oli okei, et ma saan välja magada ennast ilusti, et ma pidin olemagi, ma jõudsin nagu päev enne üritust ja pidin teisel päeval esinema ja sest mul on nagu siis paar päeva aega, et ma jõuan ilusti välja magada ennast ja saan siin ilusti läbi mõelda, et mis ma kõik seal esinedes teen ja nii edasi. Ja siis jõuame hotelli mingi kell 7 hommikul ja siis hotellis check-in hakkab alles kell 1 või 2 või midagi, siis mingi, okei, nojah, siis ma läksin nagu nende korraldajate kontorisse ja siis olin seal. Ja siis korraldaja siis Asel ütles mulle, et Roland, me tegime siin väiksed muudatused kavas, kõlab juba hästi, et selle asemel, et sa teisel päeval oled, sa oled hoopis esimesel päeval peale lõunat ja seal oli veel see, et kui ma rääkisin Eric at Meetsist, siis tema on nagu põhimõtteliselt kui meil oli see Saku Suureli üritus Better You, mis oli siis JCI maailmakonverentsi raames ka, siis ta sai 5 punktist, ta sai sisu ja siis ka esinemise eest ühe eest, ta sai vist 4,95 ja teise eest 4,8 vist, ja ühesõnaga ta nagu koolitab, kuidas esineda, ma olen ise tema juures käinud, ja siis ühesõnaga tema oli enne mind. See on nagu, et ühesõnaga ma pean oma elu esimesel esinemisel Eric at Meetsi järel minema, kes on nagu minu jaoks selline nagu maailma parim esineja, et nagu, et muidugi, ja see on homme, kus mul on nagu täna magamata ja midagi vaja veel läbi mõelda, ja siis mõtlesin, et okei, nojah, mis ma ikka siis ütlen, et ei saa, me leppisime ju kokku teistmoodi, ja siis ma mõtlesin asju läbi, järgmine päev, ma olin seal siis ennast kõigest sellest juba üle saanud, olin valmis, lõunapaus, ma olin ennast kuidagi juba saanud sellesse tundesse, et lähen lavale, teen ära, hakkan hästi, siis oli 5 minutit enne algust. 5 minutit enne algust ma olin kuskil siis green room'is kuskil eemal, siis mingisugune tiimiliige jookseb sinna green room'i sisse ja ütleb, Roland, see on juba hea, tuleb selliselt, see on juba mingi, okei. Me ei leidnud peamikrofoni üles, et me anname sulle käsimikrofoni. Siis mul on mingi esimese hooga nagu, et see päris ei toimi, sest mul olid slaidid seal, mul klikker, siis mul oli tahvel, ma kasutasin markereid, siis mõtle, et mul on klikker ja marker, ja siis siis mul on mikrofon ka, kuhu ma nagu, see ei toimi nagu. Ja mulle meeldib käsi ka liigutada ja nii edasi.
et ei toimi see värk, ja siis hakkasime sinna lava poole liikuma, siis tal tuli mingi teine tiimiliige ka juurde, sellepärast, et ilmselgelt oli liiga vähe seda närvilisust veel, nad midagi vene keeles seal midagi seal arutasid, rääkisid, mis kõik on jamasti ja valesti, ja siis ma nagu jalutan seal ja siis ma mõtlen, et jaa, ma olen tegemas oma elu esimest nii-öelda rahvusvahelist esinemist, kõik see line-up 1000 inimest ja nii edasi, ja kas see on ilmselt, ma arvan, et see on päris hea hetk, kus tunda sellist nii-öelda hullu närvilisust enda ümber, et see on ilmselt nagu tõenäoliselt väga parimaid hetki selle jaoks. Jaa, on tõesti. See on tõesti väga hea hetk selle jaoks. Ja siis jõuame sinna lava juurde nagu, ja siis nad leidsid selle peamikrofoni üles, tulid, panid mulle selle peale kiiresti, kullud kiiruga möllasid, ja sellel ajal juba ma kuulen see päevajuht seal mind juba räägib minust, ja niipea kui nad said mulle peale, siis öeldi, et jaa, lavale Roland Tocco, siis ma hakkasin minema, okei, ma ei tohi siit valguse käest ära minna, hea küll, oletame, seal olid trepid, ma tahtsin treppe nagu, ei, ma ei kukkunud. Aga läksin treppidest, hakkasin üles minema ja siis vaatan, et mul on see peamikrofon, siin on üks juhe, ideaalist ta on siin taga, niimoodi peidus. Aga mul oli see juhe, tuli siit niimoodi eest, rippus niimoodi. Ja siis mina oma selle mikrofoni ja nendega, siis mõtlen, see asi küll ei toimi nagu. Ja siis jõuan sinna lavale, aga mul olid mõned nipid olemas, ja mõtlesin, et okei, et see oli peale lõunat, et keera või pööra inimese poole enda kõrval, ja aruta seda, et mida sa päeva esimesest poolest õppisid. Või mis sa nagu kaasa võtsid, siis inimesed arutavad, siis mul mingi, okei, ma lähen lavalt maha, sätin ennast korda, ja siis on päevajuht, täna meil on Karl, siin teab, mida teha, aga seal on päevajuht, ta ilmselgelt selliseid sündmuseid ei olnud ilmselt varem teinud, ta oli mingi kohalik celebrity, aga ta võttis mikrofoni kätte, ja vaatas, et midagi on jamasti, Roland on lavalt maas, ärge muretsege, me paneme kohe Rolandi korda ja ta tuleb kohe lavale tagasi. Ühesõnaga, ta tegi kõik selle avalikuks, mille ma olin just nagu ära püüdnud peita. Nagu. Ma panin inimesed arutama, et ma saaks minna lavalt maha, et ennast korda sättida. Ta tegi kõik avalikuks. Ja siis mul on mingi tänksmees. Nagu, lähen lavale tagasi, siis on juba, et nüüd nad teavad, et ma olen algaja. Nagu esimest korda teen midagi nükest. Siis lähen lavale ja siis mõtlesin, et okei, ma tean, mul on üks nali. Mul on üks nali, mis ma teen. Sellepärast, et ma olin paar päeva enne, jälle, tõesti väikselt, ma tegin 2 päeva enne seda oma esimest suurt esinemist, tegin proovi esinemise Eestis. Ja ma kutsusin lihtsalt, saatsin kuskil oma listi või kuhugi kirja, tulge, kes saab, tulge kohale, ma tahan katsetada. Ja siis ma tegin muidugi inglise keeles kõik selle ja nii edasi ja ma olen hullult tänulikult tegin, sellepärast et ma sain jumala palju teada, mida mul oli vaja nagu parandada ja nii edasi. Ehk et jälle hästi oluline point, testi väikselt, tee nii-öelda neid katsetusi, kui midagi suurt on tulemas. Ja siis seal üks inimene tegi mingi nalja, ja kõik naersid, ja nii edasi, et nii lõbus, ja siis ta ütles, et või keegi teine ütles, et sa võiks seda seal teha, kui see üritus toimub, siis ma muidugi, davai teen, ja siis ma olen seal laval, mõtlen, et davai, nüüd ma teen selle nalja, ma mõtlen, kuidas see oli, see oli midagi sellist, et paljudel teist on avaliku esinemisega selline veits hirm, et ei ole päris nagu sina peal, okei. Nii paljud, mul oli nagu see, kõik käed. Et sellega oli see teema, et avaliku esinemisega kuskil USA-s või mingi, ma ei tea, kas see on päris või on see nagu naljaga, et on tehtud nagu see, et hirmude osas on ju, et inimeste kõige suurem hirm ei ole tegelikult surmahirm, vaid hirm avaliku esinemise ees. Mis tundub nagu veider, et nagu, ma selle peale mingi, et mõtlesin, et nagu kas päriselt mõnel inimesel, et sul on valik nagu, et ma lähen lavale, enesetapp, ma tõmban ennast oksa nagu, et ma ei tea. Aga ühesõnaga, et nagu number 1 hirm on surmahirm, või tähendab siis avaliku esinemise hirm, ja number 2 hirm on ju siis surmahirm, ja tõenäoliselt number 3 on siis surm läbi avaliku esinemise. Näed, te naerate, on ju. Aga seal Kasahstanis vaata, nagu mitte keegi ei naernud, nagu täielik vaikus, nagu tuimalt, nagu mitte midagi, nagu siis mul on mingi, okei. Siis ma muidugi pärast sain teada seda ka, et seal 95% inimestest olid tõlkega.
ja noh, ma ei tea, mida neile tõlgiti, on ju, esiteks on ju, võib-olla nagu, võib-olla tahtsin, Roland räägib mingit jama, ärge seda tähele pange, on ju, siis okei. Või, ja teine asi, et ma järgmine me proovisin ise tõlkega nagu kuulata vastupidi, sest keegi rääkis vene keeles ja inglise keele tõlgiti. Ja siis ma sain aru, et nagu, siis ma proovisin ise nagu olla aktiivne osaleja, siis oli see, et lava peal keegi räägib, midagi küsib, et kui palju ta on, mis iganes on ju. Ja siis mul on mingi, mis ta küsis, on ju. Ja siis selleks ajaks, kui see nii-öelda tõlkena minuni jõudis, ta oli juba ammu rääkis midagi muud, siis on mingi, nüüd on vist imelik juba kätt tõsta, on ju. Ühesõnaga, ma sain aru, et tõenäoliselt neil oli midagi sarnast. Aga noh, seda ma ei teadnud laval olles. Siis oli järgmine asi oli siis see, et ma olin 1,5 tundi pidi esinemine olema, nüüd olen laval, seal oli suur lava, ja siis seal oli üks monitor, nagu siin on see selline helimonitor, aga seal oli üks sarnane monitor, kus siis näitas aega, palju mul aega alles on. Ja mul oli siis, vaatasin mingi hetk, et 40 minutit on ju, ja siis ühel hetkel kõnnin ja vaatan, et nagu, mis toimub nagu, et 20 minutit on lihtsalt maha võetud. Nagu sellel ajal, kui ma olen laval. Lihtsalt nagu 40-st on 20 saanud äkki. Ja siis mõtlen nagu, et huvitav, kas mu esinemine on nii halb? Mind tahetakse lavalt kiiremini maha, on ju? Või mis värk on, on ju? Siis ma mõtlen, kuule, mul mingid slaidid, kas ma jõuan lõpuni, on ju? Ja siis muidugi samal ajal veel, ma rääkisin ju see Eric et Meets, on ju, kes on minu jaoks niisugune nagu esinemise osas niisugune selline iidol. Sellel hetkel täpselt, kui see toimus, ta tuleb, astub ka, istub kuhugi sinna ette niimoodi maha, vaadata, et kuidas ma sellega hakkama saan. Ja no ühesõnaga lõpuks tuli välja siis muidugi see, et see oli üks see Gianluigi Buttoni, kes see Ferrari mingi endine CEO, nüüd sellel oli vaja kuskile varem kuskil lennujaama või midagi saada ja siis nad nagu noh, vaatasid, aga võtame Roland siit lavalt natuke aega maha, et siis saab selle klappima, sellel ajal, kui ma laval olen. Ja no ühesõnaga, mis te arvate siis, mis mu tunne oli, kui ma sealt lavalt lõpuks maha tulin? Sai tehtud, aga nagu noh, see oli niisugune nagu, et astun sealt lavalt maha, mõtlen, okei, see on nagu, I'm done with this, nagu see on nagu viimane kord, kui ma sellist asja teen, on ju. Siis jõuan kuskile koridori, on ju, siis mingisugused tiimiliikmed, 2 tükki tulevad seal, neiud niimoodi tulevad hästi rõõmsa näoga. Kas ma saaks pilti? Siis mul on mingi esimese hooga umbes nagu, kellega te räägite. Ta ei näinud nagu, mis toimus. Ja siis nad mingi, ei, pilti tahaks, okei. Ja siis oli see tunne nagu, et sulle endale tundub, paljudel on see, et vahest sulle endale tundub, et asi on nii halb, aga kõik teised nagu ütlevad, kuule, et jumal äge oli, on olnud sellised olukordi. Ja siis ma sain nagu mingi hetk sain aru, et see vist ei olnudki nii halb, on ju. Et siis nagu tekkis natuke see natuke nagu selgeks sirgemaks, on ju. Jaa, muidugi, saab ikka pilti. Ja siis tuli paus, on ju, tulid veel inimesed, järjest tulid inimesed seal nagu, tahaks pilti ja nii edasi, siis tuli mingi hetk keegi lendas mikrofoni, Kazakhstan, Business Magazine, can we have few questions, on ju, mul oli, of course. Enesekindlus järjest kasvas, on ju, tundus, et ei olnudki, siis lõpuks seal ka mingid osalejatel kuskil on ju, oli mingi hetk, kus keegi seal olid mingid osalid, kes maksid $5000, et seal olla, ja siis kellegagi ma seal suhtlesin ja siis tema kõrval oli üks naine, kes ei osanud inglise keelt ja siis ta oli kõrval, seal ütles talle, et ma olen nii kade su peale, siis selle teise naise peale, siis nagu see küsis, et miks siis on ju, et sellepärast, et sina saad temaga rääkida. Et no ühesõnaga mingid niisugused hetked, ma sain tunda, ma ei saa aru, mis ta tähendas see nii-öelda rahvusvaheline esineja olla nagu. Aga mis see point siin tegelikult on see, et siin oli 2 väga olulist pointi. Esiteks on see, et kui võimalus tuleb, siis tihtilugu on ju, me kipume selle nii-öelda võimaluse nagu, see ei ole minu jaoks, on ju. Või see on liiga suur minu jaoks. Ehk et tegelikult see esinemine sellel hetkel minu jaoks oli nagu väga-väga suur. Ja teine asi on see, et kui need tagasilöögid tulevad, on ju, mis mul oli nagu järjest ja järjest, on ju, et kui nagu kui saab nagu ühe esinemisega minna asja nagu metsa, siis nagu sellega läksid kõik, on ju. Aga tegelikult, mis ma tagantjärgi aru saan, ma olen nagu ülitänulik, et need juhtusid. Miks? Miks ma tänulik olen? Miks te arvate, miks ma tänulik olen? Õppisin. Mis te arvate, mis see veel andis? Tegi tugevamaks. See andis põhimõtteliselt selle, et ma ei karda mitte ühtegi lava enam. Sest ma sain aru sellest, et okei, kui endale tundus see, et kõik läheb nii metsa, kõik läheb nagu täiesti nagu, ja isegi siis tulevad inimesed ja on nagu, see oli parim, keegi ütles, see oli parim esinemine, millest sa räägid? Ja isegi siis, nagu inimesed tulevad, siis see tegelikult tähendab, et need asjad, mis meile endale tunduvad või need tagasilöögid ja nii edasi, need esiteks kas teevad sind tugevamaks, annavad sulle nagu selle oskuse, kuidas selles olukorras hakkama saada järgmine kord, või siis need tegelikult ei ole üldse nii hullud. Ehk tegelikult üks asi, mis ka näiteks selle sama festivali asja osas oli see, et 25 000 € miinus ja nii edasi, siis tegelikult mis see andis mulle?
see andis selle, et ma nägin ära selle, et okei, kuigi ma olen nii suures finantsilises kriisis või miinuses, siis tegelikult mul on ikka toit laual, mul on ikka inimesi ümber, ma saan ikka kuskil peamaja, mis asi see, peavarju. See on mingi uus termin. Äkki läheb vaja kuskil peamaja. Ühesõnaga, ma sain aru, et tegelikult elu ei jää seisma või see ei ole lõpp, on ju. Ja sellest olukorrast, eks mis jälle see andis, oli see, et tegelikult nagu ükskõik kui hull see tagasilöök on, siis tegelikult see on millekski vajalik, see on millekski, mis mind aitab edasi. Ja ma ütlen, et kui pärast on ju seda festivali asja või seda esinemise asja, siis paljud probleemid, mis enne tundusid probleemid, enam ei olnud. Sellepärast, et nagu ma olin lihtsalt nii suured nagu sellised takistused läbi teinud või selle festivali puhul on ju nagu nii suures nagu augus olnud, on ju, siis tegelikult paljud asjad muutusid hiljem nagu lihtsamaks ja see on andnud tegelikult selle võimaluse, et teha hiljem asju paremini, ka suurelt ja väikselt, aga see on nagu hästi-hästi palju nagu toetanud. Nii et 2 olulist sõnumit. Üks pool on see, et mine kaasa selle tundega, mis on sinu jaoks tähendusrikas, mis see sinu mis see sinu siis nagu suund või see on või mis sind kõnetab väga ja siis leia neid võimalusi seal, sest need on olemas. Sest kui sa ei ole seal olnud selles valdkonnas või selles teemas, või siis sa ei näe neid, aga nad on olemas. Ja teine pool on sellest on siis see, et võta need võimalused vastu, hoolimata sellest, et seal võivad tulla tagasilöögid. Just need võimalused on ju siis, mis sind nagu tegelikult kõnetavad. Ja ära tee, sest et kes on sinu kõige suurem takistaja? Mina ise, on ju. Mina ise olen see, kes ennast kõige rohkem takistan. Ja nüüd on aeg astuda enda sellest eest ära, mis tegelikult mis on sinu tõelised anded, mis tahab sinust välja tulla. Ja kui sa seda teed, siis mis juhtub on see, et ma lihtsalt toon kui paljud teile tundub, et see, mis ma täna jagasin teile, et oli ühelt poolt niisugune nagu tore ja lõbus, aga oli ka praktilisi asju, mida sa said endaga kaasa võtta. Kui paljud tundis seda? Okay? Kui paljud teist tundis, et ma olen selleks nagu päris korralikult tänaseks esinemiseks ette valmistanud, nagu läbi mõelnud, et mis ma siin teen ja nii edasi? Okay? Paljudel ei tundunud? Okay. Teil on mõlemal õigus. Teil on mõlemal õigus. Ja miks on see, et ma ei valmistanud ette spetsiifiliselt täpselt seda, et mida ma sõna-sõnalt täna räägin või mis ma täpselt siin teen, aga viimased 12 aastat on mind selleks ette valmistanud, et tulla ja teha siin täna selline esinemine põhimõtteliselt ilma mingisuguse justkui näilise eile mingisuguse pika ettevalmistuseta. Ja see on see, mis ma tahan, et sa endaga kaasa võtaks, et leia see enda jaoks see tähendusrikas asi, mine ja tee see, need võimalused hakkavad tulema ja kui sa oled lõpuks selles omas elemendis, täidad seda oma kutsumust, siis tegelikult sa täidad oma elu eesmärki ja mida sa ei pea teadma, mis see on. Ja mul pole õrna aimu, mis see täpselt on, aga ma loodan, et ma täitsin seda oma parimal viisil täna, mis ma sain teha. Aitäh! Tubli töö, äge vaata, ma naudin alati, et mul enda väike, ärme teistele ütle, aga mul väike kiiks on niisugune, et kui ma kuskil esinejad vaatan ja kui ma hakkab igav, siis ma hakkan kohe vaatama nii, mida ta valesti. Ma kipun magama jääma. Nii vä, no seda juhtub mul ka, aga tead, kujuta ette, kui sa kuuled kuskil täiesti kuiva teksti ja siis on veel halb esineja ka, see on väga raske. Eks ma sul pärast teen väiksed ülevaate, on ja? Ta veidi anna mulle märku pärast. Panin mõned asjad kirja. Ei, see selleks. Aga väga hea, ma tänan, super lust oli kuulata ja mõnus nautida. Kas on meil mõni küsimus, enne kui me lähme väikesele pausile ja pärast pausi tuleb tagasi ja sealt tuleb juba järgmine mees rääkima vahvatest asjadest? Ja me tuleme tagasi, ei ka läbi ei ole, alles algus on. Kas on mõni küsimus, kui on, siis saatke mikrofon. Mul on küll kohe küsimus, mul on kohe mitu kirja kohe. Ma võin korra ühe asja. Ahah, näed. Läheb kohe äriks. Siis mul on veel 2 minu elu kutseraamatut. Harald Lepisk on ka JCI liige, temaga koos oleme kirjutanud, et ma annaks paar tükki ära, kes küsivad, kui midagi küsivad siin. Mul on kohe 10 küsimust, ei saa rohkem ühtegi küsimust kahjuks.
me olime väga ühel lainel. Ma tahtsin just küsida, et millal on plaanis välja anda järgmine raamat, aga sa juba tahad ära anda neid. Aga päriselt rääkides, vaadates natuke tulevikku, kuidas sellega on, et okei, ma võtan selle küsimuse tagasi. Kuidas jõudsid üldse esimese raamatuni? See on alati see kõige raskem samm võib-olla. Ära ütle, et sul on neid ka kaasas need. See ka olemas, aga ma... Tuleb järgmine tunniajane loeng, kuidas jõudsin esimese raamatuni. 12 asja, mida koolis ei õpetatud, sellest raamatust on ütlen. Lühidalt öeldes põhimõtteliselt on see, et need eluvaldkonnad, mis on 12 erinevat eluvaldkonda, need on aastate jooksul, ma olen teinud siis muutusi nendes valdkondades, kus ma ühel hetkel olin olukorras, kus asjad ei olnud väga hästi. Ma ei tea, tervise osas ma olin mingi 10 kilo ülekaalus, ma olin pidevalt haige, ma 10 päeva enne seda elu muutvat hetke murdsin oma põlve veel, olin karkudega ühel sündmusel ja nii edasi. Tänaseks ma ei ole 8 aastat üldse haige olnud, nagu 0, mingit külmetust, mitte midagi. Või siis avaliku esinemise osas või siis samamoodi finantside ja nii edasi. Et ma olen teinud läbi nagu suured elumuutused ja ma mingit tundsin, ma tahan seda teistele ka jagada. Ja sellepärast, et kui palju teile tunduvad, et mingid asjad oleks tore olnud juba teada saada koolis näiteks. ja sellepärast sai see raamat loodud. Ja nii ta 2018 sai välja antud. Mul üks vahva kolleeg Erki Veiko, tema ütles, et Karl, kui sa tahad kirjutada, siis kirjuta endale. Sa ütlesid praegu, et sa kirjutasid teistele, aga palju sa ise endale seda kirjutasid? No selles suhtes huvitav on see, et sa oled 3 aastat tagasi tuli välja, ma aeg-ajalt vaatan ja loen ise siin mingi, hea point. Huvitav, kes selle kirjutas? Hea point, peaks seda tihemini järgima. Aga ma sain aru, et meil on küsimus, kellel on. Jah, palun. Ma siis küsin, tegelikult ma tahtsin küsida raamatut, sellepärast, et mul on hästi suur suguvõsa ja ma olen kõikidele teismelistele selle minu elukutse nii palju mööda lasnud ringlusesse, et see on täielik kapsas, kui ma selle sain just 2 nädalat tagasi. Et tahad uut raamatut? Ja ma tahaksin uut raamatut, aga ma ei teadnud, et see tingimus on see, et midagi peab küsima. Küll, aga mul tekkis nüüd küsimus. Ja, ma tulen järgi sellele, mul on väga hea meel. Aga ma siis samal ajal küsin ka seda... Küsi ja sulle antakse. Sa kujutad ette, see su raamat on päriselt täiesti kapsaks loetud ja vanuses, ma ei tea, 14-15. Aga ma küsin su käest. No küsi, tulid kohe isiklikult küsima. Ma tulin isiklikult kohe küsima, jah, et kui te novembris korraldate seda virtuaalkonverentsi, kas sinna on abikäsi vaja, sellepärast, et mulle ise pakuks hullult huvi, aga kellega ma peaksin kontakteeruma siis? Saada info, et eduakadeemia.ee peale meile. Ma saadan sinna, sest mind hakkas see kõnetama, ma tahaksin proovida. Jah, aitäh. Suur aplaus. Ma annan sulle praegu üle, tule minu juurde tagasi, ma kirjutan sulle pühendusega. Sobib? Ja tuleb ka pühendus sinna. Kallis. Ja saab kohe laval kalli ka. Ole hea, mööda minnes, ole hea, saada see mikrofon siin ülespoole, et seal härral on üks küsimus, aga ma küsin vahepeal ära, et kunagi tegid sündmuse, muusikasündmuse, läksite miinusesse, millal tuleb järgmine muusikasündmus? See on naljakas, et sa küsid, sellepärast, et ma olen plaan teha virtuaalkontsert, et nagu täitsa niisuguse väikselt teen kodust üksinda virtuaalkontserdi ja üks mõte on äkki, ma teen seda oma sünnipäeval 4. oktoobril, aga suuremalt ma ei oska sulle öelda. Ei plaani hetkel. Aga virtuaalkontserti on mõttes teha küll. Aga kui peaks tulema, siis kas seekord kaasad, ütleme, Jüri Makarovi kaliibriga inimesi ka või nüüd tunned, et nüüd on juba endine know-how on olemas ja nüüd teed üksi ära ja oma meeskonnaga? Ma arvan, et see võib pigem juhtuda selliselt, et me teeme mingi kombo, et on nagu selline koolitusüritus ja mingi kontserdi asi koos, aga see on lihtsalt nagu selline oletus, et praegu mingit muud plaani ei ole. Virtuaalkontsert on küll plaanis. Rõõm, et sa ei ole seda ideed meil maha matnud, et ikka midagi tulevikus on olemas ükskõik missugusel moel. Palun, meil on seal küsimus härralt. Aitäh inspireeriva ettekande eest, Roland. Palun. Tahtsin küsida, et sa rääkisid sellest oma esimesest rahvusvahelisest esinemise kogemusest, et mis oli see teema, millel sa rääkima pidid seal või kõnelema? Ma rääkisin turundusest põhimõtteliselt ja tegelikult selles mõttes oli naljakas, et see oli üks hästi oluline point teile, mis ma sain teada, et paljud teist on nagu näinud, et näiteks USA-s ja mingid asjad on, mõned asjad on nagu meist natuke nagu ees, et seal toimuvad varem, olete märganud.
siis seal oli vastupidi. Ehk et ma toon näite, et kui nendel oli, siis see oli 2015, meil juba käis nagu turunduses ikkagi see, et nagu anna inimestele väärtust, on ju, mingisugune midagi tasuta, on ju, ma ei tea, kas e-raamat või mingi videoseeria või mis iganes, on ju, siis kus nemad omadega sellel hetkel turundusega olid see, et enamus lehti, mis üles pandi, oli see, et tule siia, pane oma nimi ja email ja saad soodustuse. Et see oli nende level nagu. Ja siis mina läksin sinna ja vaatasin, mul on turunduskunn siin. et ma seda enne ei teadnud tegelikult, et ma nagu viisin ennast veidi nagu kurssi sellega, aga ma rääkisin selle turundusteemadest. Et siis pointina tegelikult see, et nagu, kui sa vaatad Eestist väljapoole, siis tegelikult on selle teadmistega, mis sa oled siin omandanud, sa võid olla mingitel turgudel täiesti nagu tipptegija. Ja see oli minu jaoks hästi huvitav point, et ma võib-olla mingi hetk kunagi seda nagu siis kasutan heas mõttes enda jaoks nagu veel tugevamalt ära, seda teadmist. Sest USAs jällegi on ju, seal on raske, vaata, seal on nagu nii palju tegijaid, kes on nagu mingis mõttes isegi ees on ju asjadega. Selline point veel ka. Ja kui meil on küsimusi, olge hea, saatke mikrofoni, aga vahepeal lihtsalt väike kommentaar, et sa rääkisid, läksid sinna Kasahstani esinema ja said igasuguseid asju, see oli müstiline kuulata. Mulle sinu selle kogemustega meenus üks pulma kogemus, kus ma läksin pulma tegema. No seda seal juhtus kõike ja lõpuks ma aastad hiljem sain aru, et see oligi see koht, kus ma tegin mingi 15 eksamit järjest. Ma sain kõigega hakkama, aga mu oma tüdruk ei julgenud ka mind puutuda, sest kui ma olin küll niimoodi, et daamid, härrad, alustame sellega, aga tema sai aru, ma olin nagu 200% pinges nagu, sest iga kord kogu aeg keegi viskas midagi kaikaid kodarasse ja sa pead sellest välja ujuma ja nagu näha, sa said sellega väga hästi hakkama. Et see on võimas ja see annab sellise vundamendi. Aga meil on küsimus, palun. See eelmisele inimesele annaks ka raamatu, aga teeme selle pärast siis. Minu küsimus on, et kui sa mõtled tagasi sellele ajale, enne kui sa seda hästi suurt kontserti hakkasid korraldama, siis mis on need soovitused endale praegu, mõeldes tagasi sinule kõik need aastad tagasi, mis sa soovitaksid sellele inimesele endale nüüd, kui sa oled kõik selle teekonna läbi teinud? Üks paralleel, mis ma olen nagu enda jaoks viimasel ajal kuidagi nagu tugevamalt püüdnud nagu ellu võtta on see, et ma lendasin sel kevadel äkki lennukiga ja siis ma olin kuskil, ma ei tea, Rumeenia või kuskil kohal ja siis ma vaatasin, seal oli nagu jõgi jooksis, on ju. Ja mõnest äge on vaadata, kuidas jõgi läheb igate pidi, on ju. Aga mis on jõe puhul on huvitav see, et ta alati läheb kõige kergemad teed. Ja ma mõtlesin, et see on tegelikult nagu hea paralleel elus, et ma tol hetkel nagu väga palju püüdsin seda nagu punnitades teha. Ja täna ma nagu püüan järjest rohkem nagu vaadata seda, et okei, kui siin on mingid plokid ees, nagu on ju, siis ma lasen sellest lahti ja ma lähen mingit teist teed, on ju, kus ta läheb nagu lihtsamaks, on ju. Ja lihtsamaks mitte siis lihtsalt selles mõttes lihtsamaks, et nüüd nagu tegevuste mõistes nagu mitte midagi ei ole rasket, on ju, vaid see nagu ka enda nagu tunne. Et ma nagu sisemiselt järgin seda, nagu püüan seda nagu jõe sängi mööda minna, et ma tunnen, et okei, siit läheb nagu raskeks, on ju, siis ma lasen lahti, ehk et nagu täna ma nagu oluliselt nagu tugevamalt teen ka seda, et kui ma näen, et ma olen mingi otsuse teinud ja mingisse projekti näiteks läinud, siis on tegelikult okei ka see lõpetada ära. Nagu, ja sa ei pea seda lõpuni tegema, kui sa näed, et see ei toimi või see ei tule välja, on okei sellest välja astuda. Ja minna siis nagu panna oma fookus sinna, kus nagu tõmbab lihtsamini, kus on nagu enda tunne lihtsam ja kus nagu tulevad asjad lihtsamalt. Et see on hea küsimus, sest see minu jaoks enda jaoks aktuaalne. Mul on siin viimase aasta-paari jooksul olnud mõned asjad, kust ma olen tulnud hakata ennast välja astuma, kuna ma olen teinud mingid otsused ja nüüd ma saan aru, et neid samme saab tagasi teha ja minna nagu seda suunda, mis on path of least resistance, on ju. Aga daamid ja härrad, meil on nüüd kahjuks vaja edasi minna, sest et tuleb väike paus, saame pausi nautida ja kellel on veel küsimusi julgelt, ega sa ei lähe ju kuhugile? Ma jään siia või? Ööseks, vabalt, siia samma. Ehk siis tulge ja küsige kõik küsimused ära pausi ajal Rolandi käest, aga teeme talle suure aplausi. Aitäh, Roland Toko, teie ees!